Tere hommikust, tere päevast, tere õhtust. Minu nimi on Ain Vaida. Märt Belkin olen mina, tere. Ja see on Suvarik. On küll kusjuures Suvarik, jah. Ja eriti suvaline on Märt Belkini hääl. Mis juhtus? Juhtus selline asi, et käisin vaatamas jalgpalli. Ma ei saanud küll staadionil käia, ma käisin ühes spordibaaris, mis asub Viru tänaval. Kas see on nagu need spordibaarid, kus sa saad ennustada ja peamiselt, kus on suured ekraanid ja meie fännklubi ametlik koht on see sellepärast, et seal on suured lauad ja suured ekraanid ja väkki. Ja siis oli väike võit ja ma olen särgis ka. Aga alustame siis jalgpalli kaugetele inimestel. Alustame sellest, kes mängisid, mis on sinu klubi? Ja me peame alustama sellest, mida sa ütlesid siis, kui ma uksest sisse astusin siia stuudiosse. Mis sa ütlesid mulle? Ma ei tea. Ma ei mäleta, aga ma ütlesin, oi, sa oled jalgpalli tarvitanud või? Ei, sa ütlesid, näe, sa oled Klaavani särgis, jah? Ja ma ütlesin et sa ütlesid, et ma pean jalgpallist rääkima ja mul on särk seljas ja sul oli mingi jope või pintsak või asi peal ja siis ma ütlesin, et sa tulid Klaavani särgiga. Ja ma tulin Klaavani. Ma ei tulnud Klaavani särgiga, ei tulnud üldse. Su särgi peal on Aia kirjas. See on Aia, jah, see on Hong Kongi kindlustusfirma. See on see, mida Eesti jalgpallurid tavaliselt tihti ütlevad. Ja, see Eestiga küll jah, seotud see mõttes ei ole. See on minu jalgpalliklubi, see on Tottenham Hotspur, nad on Inglise klubi. See on enda särki ja nemad kolmapäeval mängisid Manchester Unitediga, mängisid Euroopa liiga finaali. See on nagu Champions League ja siis on Euroopa liiga. Ja siis võitsid selle ja see on esimene võit üle 17 aasta. Palju õnne, Tottenham! Tottenham, jah, võitis ja esimene Euroopa riik aastast 84 ja kõige olulisem on see, et see tuleb olukorras, kus nagu liigas, kus on 20 tiimi, positsioon 17, kohutav hooaeg. Manchester United, by the way, 16, samuti naljakas. Et mõlemad jõudsid finaali ja... Ja mäng oli õudne, aga amazing, hooaeg on amazing ja hästi palju meeme on sellele, et meil on üks süke suur, tore austraallasest manager, kelle nimi on Ange Postecoglou ja ta nagu süke vend vaata, kes pänid hakkasid kritiseerima, et mängid on lollid ja oskab mängida. Klassikaline, jah. Ta võtab hästi palju nagu seda pinget ja viha enda peale, on ju. Ja ta hooaja alguses boostis, et come on, et ma võidan alati asju teises hooajas, kui ma olen klubides. Teisel hooajal. Võidan alati asju. Rahu. Ja tal oli praegu teine hooaeg ja see hooaeg läks eepiliselt pekki ja siis kõik on nagu see vend on kloun ja nii edasi. Ja maksimaalsed meemid. Mängijad tulid ka platsile mingi plakatitega ja nii edasi. Et võidan teises hooajas. Ja. No aga palju õnne siis sulle ja su tiimile. See on naljaks, sa räägid, meil on manager, vaata, see on see in-group juhtub jalgpallis hästi kihvtilt nagu selles mõttes. Ja, see on nagu, ma tavaliselt ei käi oma selle särgiga. Mu särk, selle kinkis mulle kunagi tähtis inimene, mulle püsikuule LV ja ta kinkis selle üllatusena mulle, nii et ta küsis enne, mis mu lemmikarv on ja ma vastasin ta lauset. Nii et mu särk ütleb, et null ütleb, ma ei tea, kas see jäi kaamerasse või ei, aga nüüd sul on juhe ümber jala sõlmes. Nüüd mul on juhe sõlmes, jah. Sabad sõlmes, nagu ütles kunagi lasteraamat. Ikka veel. Nüüd on korras. Jaa, mul on Belkin 0 on särgi peal, jah. Väga kift. Ja 0 ei ole jalgpallis päriselt number. No 0 ei ole Roomas ka päriselt number. Aga mis nemad ka teavad? Ja see on sall ka, meil on Eesti fängklubi seal, Estonia Spurs. Ja kusjuures meil on tõenäoliselt üks kõige suuremaid fännklubisid, nagu Inglise klubide fännklubisid Eestis. Meil on mingi Facebook-grupis on mingi 100 liiget, seal oli mingi süke 40 inimest. No see on suur mäng ka ju, kui muidu pole nagu nii kaugele jõudnud. Saime laulda ja selle spordibari Instagramis oli ka ikkagi pandi üles ja sai We Are The Champions isegi panid kõlarist. It's coming home. See on järgmine samm, ütleme nii. Järgmine samm on see, et Inglismaa võidab mõne tiitli. Vabandust, kuulajad. Ja mu üks kolleeg tegi kavala märkas, et see on võib-olla ka loogiline, sellepärast, et eestlastele meeldib kannatada. Jaa, tõsi ta on. See on umbes minu teadmine Tottenhamist ongi täpselt see, et meeldib kannatada. Just.
aga räägime sinust hoopiski. Sina komejant, sa oled koomik nagu Ari-Matti Mustonen. Oi, issand, kui valus su kurk kõlas, kui sa seda ütlesid. Ari-Matti Mustonen! Aga ma käisin Turus esinemas Fringe'il, mis on siuke väike ja armas. Turus esinemas, mis seal naljakat on? Lihtsalt, see on linn. Sina komejandi meistrina oled nagu, sa lähed kõigile peale, aga ka siuke, emmedele, vanaemadele, see on siuke tore. Ja siis see võiks olla täiesti, ma kujutan ette seda, kuidas sa lähed, lihtsalt teed kesktool nagu seti, vaata. See on nagu kohutav mõte teha õues kohas, kus inimesed liiguvad ükskõik kas turul või kaubanduskeskuses. Sa saaksid väga palju hapukapsast maitsta. Ma ei saa aru. Hapukapsast saab maitsta turul kusagil. Ma ei tea, kas enam on, mina kunagi elasin suht kesktool lähedal. Ja siis mulle hullult meeldis turul käia, sest mulle väga meeldivad hapendatud tooted ja siis ma nagu maitsesin kõiki hapukapsaid ja kujundasin oma hinnangu. Enamasti hinnang oli see, et umbes eelviimane oli kõige parem. Okei, selge. Ja Turulinn, 2 esinemist oli erinevates lokatsioonides, üks oli siuke väiksem, ta oligi, mõlemad olid nagu teatrisaalid, aga üks oli selline banketisaali moodi kuidagi vibe oli, aga ma resettisin, tõstsin laudõbu ümber, et oleks Comedy Club vibe. Ja teine oli korralik teatristiilis, toolid, värgid, asjad. Hästi armas festival, ülivähe nagu esinejaid, et korraga on siuke 3-5 asja laval, on ju. Et siuke armas, hästi nunnu asi. Showd läksid väga hästi, mul anti väike auhinnake, mul on nüüd Baltic Nordic Fringe Networki auhind, mis tähendab seda, et see on nagu selles regioonis hästi toimiv komplekt asju, mida siis, mis sobib sellele Fringe'ile. No minu show on nagu formaadina meeldib Baltic Nordic Fringe Networkile, mis on armas ja mis tähendab seda, et kui keegi meie kuulajatest teab kedagi Reykjavikis, kirjutage talle väga tore koomik Eestist, tuleb esinema ja palun mine vaatama. Oh my god, ja tule maa, Ain Vaida, issand jumal. Ma lähen, mul on showd on 5 ja 7 ja ise lendangi mingi teisel vist esimesel lendame ära ja siis seal on mingid eeltööd, peab ka tegema mingid set-up asju ja mingid eelshowsid ja asju, et ma olen terve nädal olen Reykjavikis, Reykjavik Fringe'il. Nii et kui sa päriselt ka, kui sa tead kedagi Islandil, siis saada nad palun mu showd vaatama, sest seal on nagu ülipalju showsid ja tahaks mõned piletid ka müüa, tahaks nagu showsid teha. Ma olen paar piletit mõlemale showle juba müünud, aga nagu võiks nagu rohkem, nii et saada oma sõbrad päriselt ka, kui sa ise kuulad Islandilt, oh my god, tule, võta 10 sõpra kaasa, pilet Islandi kohta, väga odav. Pilet on siuke Eesti hind, siuke ta ongi mingi alla 15 €. Palju iskides teeb? Iskides on 2000 iski. 2000 iski või? Jah, mis on mingi 13 €, 14 €, mingi siuke umbes. Nii et issand jumal, tule kohale. Et see on nagu kihvt. Ja siis oli Eurovisioon oli ka, mida me vaatasime Turus, vaatasime oma hotellis ja täitsa nagu tulemus on tore, sest võitis ükskõik kes pidi võitma peale selle ühe riigi, mis peaaegu võitis. Et see oli nagu huvitav, et tuju oli kõik hea, kuni hääletamiseks läks ja siis sa vaatasid, et okei, nüüd saabki läbi, nüüd me rohkem. Nüüd ei saa Eurovisiooni enam. Nüüd on läbi, aga siis selgus, et ikkagi õnneks inimesed nautisid Austria lauluhäält piisavalt. Kuule, kas sa tunnista nüüd üles? Kas sa tegelesid pettusega? Pidin sulle 2 Monsterit tooma, mul läks meelest. Ja ma tõin endale ise. Kusjuures ma tõin Belief endale täna. Aga kas sa tegid ka pettust? Kas ERJK peab siin sekkuma? Et kas sa hääletasid Eesti poolt? Ma ei hääletanud. Ma ei viitsinud. Mul nagu see kõnekaart nagunii ei saanud mingite numbrite asjadega hakkama. Ma pidin helistama bookingu sellele abitelefonile, mis sulle antakse, kui sa oled mingil kindlal bookingu tasemel. Ma olen nüüd Genius Level 3, mis on, mul on tunne, et ma olen kaltis. Ma pidin helistama appi, sest mind esimesse hotelli nagu ei lastud sisse, et mulle ei öeldud, kust võtid saab ja siis ma tegelesin mingi 2 tundi sellega, et kas ma nüüd võin rebookida ja te maksate selle kinni. Ja iga kord, kui ma helistasin ja nad ütlesid, et yes, you are a very valued customer, Genius Level 3, thank you for appreciate you. Ma olen mingi yes, ja see on 3. inimene, kes mind appreciate ib, andke mulle aga kahjuks sul ei ole su
hing ei ole veel piisavalt puhas, sa pead puhastuma selleks, et saada kirgastunud geeniuse tasemele. Kirgastunud geenus 1 on see, kes saab tegelikult normaalselt tubasid lahti. Ja, mul ongi... Need ei ole probleemsed lukud, see on su hing. Ei, see veitsa kalt tunne oli küll, iga telefonikõne alustas, ma olen mingi, mul on probleem, et yes, but before, we want to thank you for being a loyal customer. Ma olen mingi, ma saan aru, aitäh teile. Lojaalinen customeri. Ja, aga ma pidin helistama Eesti customer service'isse, mis kõik on kõnekeskus kuskil mujal, on ju. Aga ma pidin panema nagu mingid Eesti neid numbreid, koode ettevärki, siis ma sain aru, et mul ei ole mõtet Soomes hääletama hakatagi, et see tundub liiga keeruline ümbersuunamine neil. Ehk siis süge huvitav nädal oli, Turulinn on hästi armas, seal saab saarte peal ka ringi sõita ja vaadata hästi ilus ja numps, ega seal palju teha ei ole vaatamisväärsust kui sellist. Aga väga armas ja soovitan Helsingist välja poole vaadata ka, kui oled Soomes ja kui oled Islandil, siis palun tule showle, saada Islandi sõbrad showle. Ainvaida.ee on nagu info olemas, sealt saad lingi või siis lähed lihtsalt Reykjavik Fringe, rvkfringe.is ja siis kirjutad sinna Ainvaida otsingusse sisse, siis saadad kõik oma sõbrad vaatama jumala eest. No me saame rahvusliku au nimel. Minge toetage Islandit ja toetage eestlasi, mõelge, Islandil on nii kurb, nad said nii vähe punkte Eravisioonil, aga nüüd vähemalt Ainvaida läheb neile. Nad saavad tegelikult isegi parema auhinna, ma ütleksin. See on auhinnatud show ka nüüd. Baltic Nordic Fringe Network auhind. See on, täpselt auhinnatud show, see ei ole mingi niisama tilulilu, auhinnatud show, Kultuurkapital toetab... Kultuurkapital, Eesti riik on selle naise taga. Jah, toetab käputäie rahaga, mis ei maksa kinni Islandil olemist, aga samas see on nagu tore reis ja ma olen väga tahtnud Islandile minna, nii et see on hästi armas ja see on aitäh Kultuurkapital. Ja ma küsisingi veitsa vähe raha, see on mu enda süü. Tulge Islandile. Ja see on minu nädal olnud. See on väga hea nädal, mul on nii hea meel selle. Mul on sinu üle ka hea meel, kõik võitsid, ma ütleks. Jaa, täpselt, nagu, issand jumal, trofee, sinu trofee. Sina võitsid selle päriselt ise, mina ei... No sa karjusid hääle ära, minu hääl on alles veel, see on nagu, järelikult oleks pidanud isegi pingutama rohkem võib-olla. Samas mu hääl on treenitud. Aha, kuidas sa tund aega, kui sa räägid piisavalt tund aega järjest, siis sa tead, millal valus hakkab. Mul kahjuks juhtub väga tihti, et ma räägin tund aega järjest. Sest me teeme seda praegu. Ma pigem viitasin sellele, et sa oled ka näinud seda, kus ma aeg-ajalt lihtsalt hakkan rääkima ja siis ma unustan ära seda oma hääle kõla nautimist peatada. No jah, lihtsalt mul on väga oluline mõte, mis ma tahan sulle ära selgitada. Ma tean, ma saan aru ja see ongi tore, see on armas. Me oleme see nädal, meil on vaata siuke dokument uutele kuulajatele, meil on üks Drive'i dokument, kuhu me siis kirjutame, millest me see nädal rääkida tahame. Uudistest. Podcastide mõtted. See on muide siuke uudiste podcast, kus me räägime uudistest. Need on mõlemad väga olulised uudised, on Eurovisioon, Ainvaidase auhinna, Tottenham võitis. Aga me räägime ka Eesti poliitikast ja Eesti uudistest ja seal dokumendis on täna hästi palju asju. Kas sa tahad esimese asja ise mulle rääkida? Ega me tihti ei tea, aga mis asjad teine pannud on. Ja vahel teame. Ja minu tegelikult rõõm on selle üle, et tõesti, see mõttes, et sina oled Eestis tagasi ja tegelikult nüüd ongi kõik korras. Vahepeal läksid asjad käest ära. Nii. Aga nüüd Aina on Eestis tagasi, kõik on õigesti ja Keilas on Reformierakond tagasi. See on suurepärane. Lõpuks ometi on ju. See 3 nädalat korralagedust. Just. Mis veel? Mis järgmiseks? Kas Tallinna linna ei valitse enam Keskerakond? Täpselt. Või kas sotside juht läheb safarile välismaale ja ta visatakse valitsusest välja samal ajal. Ma ei saa aru, mis siin toimub. Jah, igal juhul Keila siis umbusaldas linnapead, kes oli 3 nädalat linnapea ilma abi linnapeata. Jah, see on... Jah, uuele kuulajale siis esiteks Anna on pärit Keilast ja siis teiseks meil on meem, mis tuleneb ühest meie Patreoni osast, mis oli üks meie esimesi Patreoni osasid, et Anna on Reformierakonna Sleeper Agent Keilast ja Keilas on Reformierakond. Nii, kas sa tead, kes oli see linnapea 3 nädalat? Anneli Berlin.
sotsiaaldemokraat Anneli Pärlin. Muidugi ma tean, ma olen väga kursis, sest ma tean... Aga kes see uus linnapea on? Maret Pärnamets. Muidugi ma tean... Tal ei ole materjale, tal ei ole telefonid ja näete. Ei, ma tean neid inimesi lapsepõlvest. Ma tean neid inimesi, nad on kõik normaalsed inimesed. Nad on lihtsalt, neil on oma väike... Sa oled poliitikuid, kas sa käisid umbes nendega koos koolis või midagi või? Ei, Maret töötas seal noortekeskuses ja me vahel tegime mingeid asju ja mingeid projekte koos temaga. Ta ongi nagu noortekeskusest läks abilinnapeaks, mis vist tegi, kas ta oli vist hariduse või mingit sükst. See mõttes mul on hea meel ja mul on hea meel, et see tundub olevat väga siuke loodussõbralik, et linnapea on Pärnamets ja siis abilinnapead on näiteks Sirel ja Angerjas ja Puhm. Janne Sirel, Inge Angerjas ja Puhma eesnime ma ei tea. Elmet Puhman. Puhm, jah. On oli seal lõpus siis, mitte Puhman. Ei ole ta nimi. See oleks rohkem Pokemon. Välja on ka. Ja siis on Katri Reimann, kes ei sobi, kes ei ole looduslik nimi. Nii palju abilinnapeasid on või? Ja. Keila on ikkagi suur keskus. Mitte välja, vaid välja taga ikka ju. Ma ei tea, siin on kirjas Margus Välja. Mina loen muid ERR-ist ja siin oli üldse kirjas abilinnapea. Ja see oli salajane hääletus ka. Ja siis ikkagi 11.9 läks läbi asi. Ja, sest neil on 11 reformierakondlast. Ma eeldan, et üks neist pärast hääletust äkki sai abilinnapeaks ja vabandust, mitte Välja on tõesti Keila reformierakondlane. Neil oli keegi Välja taga ka, kelle eesnime ma kahjuks ei mäleta, praegu ka tore inimene, tegeleb ka noorte spordiga. Mulle meeldib see Pärlini avaldus ka, ta ütleb, minu karjäär linnapeana lõppes enne, kui see sisuliselt alatagi jõudis. See ei ole traagiline minu jaoks, küll aga on see traagiline Keila linna jaoks. Reformierakonna ringkaitse läheb edasi ning müürid linnavalitsuse ja linnaelanike vahel ehitatakse veel kõrgemaks. Toiduahel toimib mõnda aega edasi ja ebameeldivate inimeste tühistamine jätkub. Ebameeldivate inimeste tühistamine on nagu huvitav statement. Ebameeldivate inimeste kas see on nagu demokraatlik protsess, mis me oleme püsti pannud, kuidas esindusdemokraatia valime volikogu, kes siis valib linnavalitsuse, et kas see oli siis tühistamine praegu, et ta võeti maha või? Ma just sõna tühistamine tuleks siis tühistada. Selles mõttes, et me nagu liiga palju kasutame seda väga valesti. See oli lihtsalt, kuidas süsteem käib. Ma mõtlesin mingi hetk selle peale, ma kasutasin üle pika aja PC arvutit, oma tööarvutit ja siis mul tuli mingi see, et are you sure you want to close this window ja siis seal on vaata ok ja cancel, aga cancel on hea, cancel ütleb seda, et sa jätkad kasutamist. Ja tegelikult ok paneb kinni hoopis. Mõtlema panev, kas pole? Mõtlema panev, jah. Eks ole? Ja kas tühistamine ei tähenda mitte veel suurema asja algust linnavolinikuna, mis on ikkagi rahva esindaja ja mis on olulisemgi kui valitsemine, mis on puhtalt täidesaatev osa sellest ketist. Sa vihjad kuskile? Ma ei tee seguid. Ma tahtsin ise teha siia. Muide, üks poliitik küll sellel nädalal tühistati küll, jah. Ja see poliitik oli härra Kalle Laanet, Riigikogu liige, endine minister. Ja talt võeti saadiku puutumatus, sellepärast, et teda kahtlustatakse, hakatakse kohe süüdistama selles, et ta üüris riigi raha eest oma kasupojalt korterit. Ja ta pidas kõne ka, rääkis seda, et ikkagi väga hea, aga ta ütles, et teda ikkagi meeletult kiusatakse. Ta ütles, et see on täitsa okei, et ta nimetas seda oma kasupoega, nimetab kogu aeg abikaasa pojak, abikaasa pojaks esimesest abielust ja nii edasi. Ja siis ta ütleb, et tal ei olnud kavatsust mitte kunagi küsida riigilt midagi, millele tal ei olnud õigust ja nii edasi. Ja ta ütleb, et see oli inimlik eksimus ja igaühel võib juhtuda ja sellised asju ei peaks kohtus lahendama ja üleüldse prokuratuur kiusab. Ja see kõik juhtus ainult sellepärast, et ta kritiseeris prokuratuuri ja siis meedia, muuhulgas anonüümseks jäävad ajakirjanikud, siis hakkasid purema. Jah. Aga huvitav on see, et vaata õiguskantsler on see, kes peab tegema selle avalduse, et ta
võtab saadiku puutumatuse. Ja peaprokurör saadab vaatama mingi taotluse, siis õiguskantsler vaatab peale, vaatab toimiku ka üle ja vaatab, et kõik on õigesti. Ja siis teeb Riigikogule ettepaneku, et võtke nüüd saadiku puutumatus ära, et tahame menetleda. Et saame, toiminguid teha. Ja õiguskantsler kirjutab oma selle taotluse lõpus toimiku materjalide kontrolli põhjal pole alust kahtlustada ka seda, et kriminaalmenetluse alustamine või konkreetselt Kalle Laanetile kahtlustuse esitamine oleks toimunud mõnel ebakohasel, näiteks poliitilisel või kättemaksumotiivil. Et see on täitsa huvitav tegelikult, jah. Et ta ütleb selle otse välja, et ei, me teeme nagu toiming, me õigusriigime siin praegu. Jah, tundub, et õiguskantsler on ka ära ostetud. Tahab kätte maksta. See oli su järeldus. Ja. Meedia, õiguskantsler. Jah. Võib-olla kohtud. Niimoodi võib arvata tegelikult see nädal Varro Vooglaid, kes on taaskord jäänud meedia teravate kihvade vahele. Ma lugesin, Martin Lainel on uus uuriv sari. Kallid kaasmaalased. Mille nimi on Kallid kaasmaalased kirillitsas, nii et võite hääldada niimoodi. Kallid kaasmaalased kirillitsas, mis siis põhineb, kui ma õigesti aru sain, põhineb mingite e-mailide lekkel, kuskil on, ma ei mäleta, kas 10 või 90 000 e-maili mingist Vene riigi rahastatud fondist, kes siis annab pappi Vene propa tegemiseks välismaal. Varro Vooglaid jäi sinna ette sellega, et mingi Eesti vend Klenski, kes on siuke öine vahtkond pronkssõduri ajast poiss Vene propat tehes, tema tõlgib tihti lugu mingisse propa blogisse Varro Vooglaiu artikleid. Ja kui ma õigesti aru saan, siis Martin Laine küsis Varrolt, et kas nagu imelik ei ole, et sinu artikleid juba mitmendat korda tõlgitakse Vene propalehte ja Varro ütles selle peale, et ega minu artikleid kasutatakse ja taas esitatakse erinevatel viisidel erinevates kohtades, et ei ole imelik. Ja kõige huvitavam on selle juures see, et kui sa nagu pidevalt oled kellegi Vene propablogis esindatud, et siis äkki võib-olla su seisukohad lihtsalt ühtivad Vene propagandaga. Et nagu looks like a duck, quacks like a duck. No siis äkki ikka on tegu nagu Vene propagandaga. Jah, Taavi Rõivase üks väga naljakas tsitaat, mis on if it quacks like a duck and if it looks like a duck and quacks like a duck, it's probably Russia. Ongi, Taavi Rõivas on sükust asja olnud. Ja, aga see kehtib praegu täiesti, jah. Et nagu, et tema oli lihtsalt, et nagu, ma ei tea, kaua me laseme, ega me ei saa, kas sinna saab midagi teha, otseselt ei saa, lihtsalt millegi tõttu kõik ta ideed kõlavad, nagu nad oleks tulnud otse Kremlist. Ja kuni seda ei saa kuidagi tõestada, et ta saab selle eest raha või tegeleb riigivastase mõjutusega kuidagi, et kuni me seda ära ei tõesta, siis me kirjutamegi artikleid ja ütleme, et vaata, need ideed on Kremlist või Kreml taas toodab neid, taas esitab, taas võimendab. Kuule, aga ma saan aru, et Varro Vooglaiu tekste võib kasutada igal pool. Et see on täiesti normaalne asi, mida teha, et see on täitsa normaalne, et tema tekste kasutatakse igal pool ja nii edasi ja ma siinkohal kutsun üles näiteks LGBT ühingut ja nii edasi kasutama näiteks väljavõtteid Varro Vooglaiu tsitaatidest või midagi. Jah, sest talle on see fine. Tahad sa öelda? Jah, näiteks ta 3 päeva tagasi on näiteks kirjutanud teksti, kus on näiteks sõna kasuks. Näiteks, et saaks teha kasuks Varro Vooglaid. LGBT ühing näiteks. Näiteks selline mõte. Et see mõttes, et see on täitsa okei oma remixida ja nii edasi. Nagu muusikas, et see on normaalne, vaata, Varol on okei sellega. Jah. Kõik võivad. Kõik võivad. Juba mõnda aega tagasi me kõik oleme näinud, kuulnud, tähele pannud mõnda aega tagasi sellist asja, et Eesti Lotto on hakanud hästi aktiivselt reklaamima ennast. Tuleb raadioreklaame. Raadios öeldakse, et ja selle nädala võidu mis see jackpot ma ei mäleta. Võidu jackpot, jah. Ja selle nädala jackpot on 6,3 miljonit eurot, mängi lotot, mis iganes. Täiesti agressiivselt, siis on need Tommy Cashi, need plakatid väljas ja nii edasi. Ja ma juba nagu, ja mina ja hunnik ajakirjanike ja ilmselt pooled eestlased mõtlesid, et veits on nagu liiga palju.
mis toimub natuke imelik on, sest tegu on hasartmänguga, mis on veitsa ifi asi, see on nagu tubakas ja alkohol ja teisest küljest on tegu Eesti riigi firmaga. Ja ühtlasid Tommy Cashi Winna Lotto, nii vana lugu juba. Et nüüd oleks nagu kohvi teema rohkem nagu. Ja ma sain teada, mis toimub. Sa ajad mind närvi nüüd, aga see on okei. Ma korra vaatan, kes see autor on. Kertu Kalmus kirjutab Delfi ärilehes sellest. Ta on teinud intervjuu Eesti Lotto uue juhi Triin Aganaga. Ja Triin Agan, ma vajutasin korra nime peale, et vaadata, kes see inimene on ja sain aru, et ta on startupi sektorist tulnud. See on see, mis on juhtunud. Ja ta andis intervjuu, rääkis sellest Tommy Cashi asjast ja selles intervjuus, et see ajab sind närvi, ma eeldan, et mind ajab sama asi närvi, selles intervjuus kõlab läbi see, et ta ei saa aru, et ta töötab sektoris, mis on paha, mis on pahe. Ta ei saa aru, et ta töötab pahe sektoris, mis on alkohol, tubakas, hasartmängud, võib-olla mõni asi veel. See on sektor, kus sa vähemasti ei tohiks välja öelda selliseid asju, nagu ta ütles. Loen ette lause. Ta on siis pool aastat töötanud umbes seal Eesti Lotto uue juhina. Ja ta ütles sellise asja välja ajakirjanikule. Meie turundus on olnud tagasihoidlik ja konservatiivne, mida kinnitab ka inimeste tagasiside. Kuigi meil on olnud pikaajaline lojaalne kliendibaas, pole me suutnud kõnetada uusi mängijate põlvkondi. Jah. Just. Näita mulle A. Le Coqi mingid pressiesindajad, kes ütleb, et tahaks, et noored jooks rohkem. You don't say it. Riigifirma. Et nagu ta ei saa aru, kus ta töötab, mul on tunne. Ja varem on, see on tegelikult päris naljakas nagu see duaalne asi on, et paljud poliitikud, paljud rahandusministrid, sest Eesti Lotto allub rahandusministrile. Mulle meenub Maris Lauri, aga ebaõiglane oleks ainult teda välja tuua, sest mitmed on neid jutupunkte rääkinud. On rääkinud ka sellest, et ikkagi on vaja kasvatada käivet ja et tegelikult nagu uued veebikeskkonnad ja kõik see on väga oluline asi ja ikkagi peavad tõusma numbrid ja mulle meeldis see loogika, kus nad tõid ühel hetkel vaata kraapelotod internetti, mis on kõige ebafunnim asi maailmas, sest nagu kraapimisloto, see on fun vaata. Sul on see käeline tegevus. Ja, aga seal sa lihtsalt nagu maksad 2 eurot ja 5 sekundi pärast oled 2 euro võrra parasem. Et ja siis keegi, ma ei mäleta peast, kes see oli, ma kahtlustan, et see võis olla mõni minister, ütles, et aga siis inimesed kaotavad kiiremini raha, mis on selles mõttes point, vaata. Et kui sa mängid muidu hasartmängu, siis sul võib tekkida illusioon, et sa ei kaota üldse nii palju, kui sa kaotad tegelikult kogu aeg natuke. Online'i paned, see läheb nagu 5 sekundit, mitte et ma käin putkas, ostan kraabin 2 päeva pärast uuesti. Ma mõtlen pigem seda, et kui sa oled nagu mängid slotte, vaata, siis sa kaotad kogu aeg, need oodid on sinu kasuks, aga sul on tunne, et sa võidad ka vahepeal. Nii et sul püsib see nii-öelda nivoo kauem, see läheb ajapikku väiksemaks nii-öelda. Samal ajal, kui sa seal lihtsalt mängid oma kraapilota ära ja siis kaotad selle 2 eurot kohe. Ja. Või siis mõnikord saad ka 2 eurot tagasi ja uue piletiga, aga seda on pigem harva. Aga eks ta ütleb, et meil on vaja kõnetada ja ta ütleb sellega välja. Et meil on pikaajaline lojaalne kliendibaas, sõltlased. Samal ajal ootab omanik ehk riik meilt käibe ja kasumi jätkusuutlikku kasvu, kuid seda on raske saavutada, kui me oleme hoopis mängijaid kaotanud. Vaata, siin nagu ta ütleb otse välja selle, et riik eeldab meilt, et me toome rohkem raha. Ta ütleb ka seda välja järelikult, et mind on toodud siia selleks, et tuua rohkem raha. See Tommy Cashi kampaania maksis väidetavalt 400 000 eurot. See ei ole ainult Tommy Cashi taskusse, see raha on siis ka raadioreklaam, plakatitrükk, disain ja nii edasi. Keegi ütle välja, et palju Tommy Cash ise raha sai seal, aga nagu küllap ta sai nagu kõvasti, sest ta ei ole tihti reklaamides, mida tuuakse ka välja. Ja siis nagu, et mind läheb nagu kettasse see, et mul on tunne, et ta ei saa aru, et see sektor kui selline ei ole nagu, vähemalt mul on tunne, et ta nagu ei saa aru, et ta ei tohiks vähemalt välja öelda, et ta ülesanne on uusi sõltlasi teha. Aga ta ütleb, et räägitakse sellest kampaaniast, ta ütleb, et ühe oma kampaaniale püstitatud eesmärkidest oleme juba täitnud. Meie nullist loodud mängijate kogukonnaga on liitunud üle 11 000 inimese. See näitab, et oleme õigel teel. Jah, kogukond.
kogukond, onju. Ja nüüd nagu, kui olla nagu eriti vandenõuteoreetik, onju, ma panen selle mütsi endale pähe, vandenõuteoreetiku müts on peas, siis võib vaadata ka seda nii, et kuna meil on parempoolne valitsus, mis armastab erastada asju, siis kui sa juhid riigi asja nagu erasektor, onju, et see agressiivne kampaania on väga erasektor vibes, et kui sa teed seda nii kaua, et inimesed on pahased ja ütlevad, et miks riigil selline asi on, siis sa saad selle pärast ära erastada. On minu vandenõuteoreetiku müts, kuigi miks sa peaksid erastama lotot, loto on põhjusega riigi all. Yeah. Ja vaata, Soomes on kange alkohol ka riigi all. On. Põhjusega. Et nagu, et mul on, no, et Soomes on loto ka riigi all nagu ja nagu nad teevad hästi palju nagu heategevust ja mingid MTÜ-d teevad oma lotosid ka samamoodi. Et see ongi nagu huvitav süsteem selles mõttes, kuidas lihtsalt hasartmängurlus maksab mingit kultuuri kinni. No Eesti loto maksab ka. No ongi jah, täpselt, et ongi huvitav. Ta tekkis minu meelest kuskil mingi 1600 midagi, käisin Londonis pangamuuseumis. Seal oli vist kirjas kuule, see päris ammu ju. Ja 1600 käisin Londonis pangamuuseumis. Ma ei mäleta aastaid täpselt. 66 aastat enne suurt Londoni tulekahju. Jah, käisin jah. Sa mõttes nägid vana hea Londoni linna ära. Nägin ära ja seal juhtus lihtsalt see, et mingi kuningas oli ennast lõhki laenanud. Ja selleks, et nagu maksta raha tagasi nendele laenajatele, on ju, nad tegid riikliku loto. Et mõni võitis, aga enamik jäi ilma ja ta maksis oma võlad tagasi. See on see, kust loto tuli nagu. Ja Prantsuse kuningal oli ka sama häda, et ta oli laenanud hullult palju raha templirüütlitelt ja siis ta ei tahtnud tagasi maksta, siis ta tappis nad kõik ära. Kes oli? Prantsuse see whatever kuningas, 1200 whatever aasta. Okei. Ei, ma ei tea, mis aastast me räägime. See on väga traagiline, templirüütlite, see on väga traagiline ja siis on konspiratsiooniteooriad, et nad ei surnud kõik. Sest nad on halvad rahalaenajad. Muide, sellest on hästi huvitav dokumentaalfilm on tehtud Nicolas Cage Rahvuslik aare, kus ta siis otsib templirüütlite abil. Rahvuslikku aaret. Ja Dan Brown on sellest kirjutanud ühe dokumentaalraamatu ka, et nad on tegelikult elus. Ja. Ja Püha Graal on tegelikult USA. Tegelikult sõbrad, mis me leidsime tee peal. USA. Ja minu lugu oli see, et ma läksin kettasse sellest, et ta kas ei saa aru, mida tohib öelda või siis talle on antud ülesanne seda teha või siis talle on antud ülesanne. Ei, no lihtsalt, et nagu vaata, kui sa oled märganud, siis nagu on the ground kasiinod ei tee endale reklaami. Mida? Sa mõtled Break and Marter nagu füüsiliselt. Et neil, seal on mingi terminoloogia, on ju, et on the ground on see, et sul on oma mängukoht. Nad ei tee reklaami, sest nad ei tohi, aga teisalt ma arvan, et nad ka nagu ei taha väga nagu teha reklaami, tule kasiinosse. No nad teevad elustiili reklaami hästi palju, et sul on ühe hotelli juures olevas kasiinos mingisugused glamuursed üritused ja peod või muud sarnased. Glam mulje on ju. Aga teisalt veebikad teevad nagu roppu moodi reklaami. Bla kasiino, mäng on seiklus, lõbu on võit, võidumäng. Vaata mingid suvalised, kus nad ei ütle, et sa saad meiega mängida, aga sa nagu tõmbad selle kliendi nagu tänava pealt, et üks kasiino on veel või, ma saan sinna ka minna, väga hea. Samamoodi nagu kunagi olid alkoreklaamid, on ju. Täpselt. Kui sa ei joo, siis sa oled top ja kui sa jood, siis naised rinnad. Sellest ükskord keegi tegi vist isegi mingi iroonilise A. Le Coq'i reklaami, et kui sa seda jood, siis sa saad keppi ja see on mingi Jan Uuspõlluga või Terminaatoriga, ma ei tea, sama inimene. Kas mitte seda sama nalja ju, kas ma mäletan malesti või oli riigimeestes põhimõtteliselt sama nali, kus neile müüdi umbes meistriteidne tarkus on meid toonud siia tüüpi reklaami alguses parteile, ministeeriumile. Sa saad seda ministeeriumile ja siis nad hiljem müüsid selle A. Le Coq'ile maha või midagi. Umbes nii, jah. Vist oli. Aga ja teine reklaam, mis on ära kadunud, on SMS-laenud. Jah. On ju, pole näinud paar aastat, sest nad on ära kadunud, sest see on samamoodi nagu see on kahjulik asi, seda ei tohiks eksisteerida, see ei peaks olema inimestel näos. Ehk siis ma tahaks, et see on nagu totter olukord, kus riik ise reguleerib asja, millelt ta teenib kasu ja eeldab kasumit. Tegelikult. See on inimese majanduslikule olukorrale halb.
me lahendame seda praegu sellega, et me ütleme tähelepanu, hasartmäng ei ole sobilik viis rahaliste raskustega toimetulemiseks, mingi siuke jura on seal lõpus nagu ravimireklaamil on ju, aga nagu kentsakas, kole kentsakas, imelik olukord minu meelest. Et sellel lohel on 2 pead ja nad ei saa läbi. Jah. Aga selles mõttes nad on võtnud väga tubli inimese tööle, kes täidab oma eesmärke, aga millegi tõttu ütleb välja, mis ta eesmärgid on. Aga armas Eesti Lotto, et arvestades seda, et te tahate järgmist põlvkonda kõnetada, siis minge ikkagi otse juurde. Et mis te selle Tommy Cashiga jamate? Tommy Cash on teismaliste muusikaga, te tahate indoktrineerida noori. Eesti Lotto, siin on teile turunduskampaania idee, leiutajate küla Lotto. Ja Lotte! Lotte on nii hea leiutaja, ta on hea leiutaja ainult sellepärast, et ta saab seda mõnusat energiat, mida saab ainult Lotto mängimises. Ja teate, Oskar ükskord võitis Lotto ja ta läks reisile oma kohvriga. Ja Albert on ka tegelane selles sarjas ja tal on ka roll selles reklaamis. Nad kõik on seal, leiutajate küla Lotto. Lotomaa, uus Eesti lõbustuspark, by the way. Tehke ära, päriselt, seltsimehed. Väga hea idee. Võtame järgmise uudise. Kusjuures on üks uudis. Statistikaamet teatas, et mullu müüdi rekordkoguses kalamarja. Okei. Ja see on minu jaoks... Crazy veitsa. See on crazy... Statistikaameti andmetel müüdi 2024. aastal kalamarja veidi üle 21 tonni, mis on läbi aegade suurim kogus. Rikkad inimesed on ikka rikkad selles mõttes vist. Ja ma tahtsingi just öelda seda, et Statistikaamet toksib veid siin kohal, sest ma tean küll, kes ostab selle kalamarja ära. Okay. Ekspressis Anna Teele Orav tegi mõnda aega tagasi juba suurepärase loo, see on imeline, väga hea lugu, kus ta helistas erinevatele rikastele inimestele, kes siis, et kas hinnatõus siis neid ka mõjutab. Ja, ma mäletan seda, ja ta rääkis Sõõrumaaga ka ja siis Sõõrumaa ütles, et toidupoest ta hindu ei vaata, et kui ta sinna üldse satub. Aga kui satun, ostan kalamarja. Okay. Ja ta ütles veel, et mulle väga meeldivad pühapäevased pannkoogi hommikud lähedastega, veel võtan poest leiba, kaerapiima ja hummuseid. Okei. Ei, sa ütled 21 tonni. 21 tonni ja me teame, kuhu see läheb. Me teame, kuhu... Poor Urmas Sõõrumaa. Jah. US. Kalamari. Jah. Ja see, aga see on väga huvitav, ma arvan, nagu statistiline marker, sest et see on rekord ja ületab senist rekordkogust, mis oli 2021 aastal. Aha. Pärast Covidit, vaata. Jah. Hakati kohe kalamarja suu ajama. No, ja pärast seda šokki nagu nii-öelda. Ja kasvatatud kalakogus vähenes 2019 kuni 2022, aga viimasel 2 aastal on näiteks hakanud jälle kasvama. Vähki müüdi ja kõike kala. Ja kõige rohkem kasvatatud kala, vikerforell, LGBT propaganda jälle siin. Jälle. Ma ütlen, see on... Jätab lõhe mulje ka veel kõigele lisaks, jätab lõhe mulje ka. Ja. Tüng. Ja jõevähka ja linaska angerjas Aafrika angersäga. Aafrika angersäga ja vikerforell. Inimesed, mis riigis me elame? Mis meist saanud on? Me oleme Eestis, me sööme silku. Silku ja kartulit. Mida see? Kas te tahate öelda, et vanapagan peab hakkama nüüd vikerforelli sööma või? Vanapagan on aus mees. Ta põletab patuseid. Ja sööb silku. Kuule, väga meeldiv. Minuni on jõudnud informatsioon sellest, et Delfi on välja andnud ka poliitikamootori. Jaa, Delfil on poliitikamootor. Ja see on kelmikas asi, ma ütleks. See on kelmikas asi ja see on nii äge, et see tuleb enne valimisi. Ja just, et see ei ole valimiste ajal, vaata saad täita valimismootorit, et on küsitud kiilu küsimused Riigikogu, tähendab poliitikutelt ja siis sa saad öelda, mis sina nendest asjadest arvad ja öeldakse, kes poliitikutest sinuga kõige rohkem ühtib. Aga nüüd on lihtsalt suvalisel hetkel on saadetud Riigikogu liikmetele küsimused, vastake nendele poliitilistele küsimustele ja siis mina saan ka täita selle küsimustiku ära ja ma saan teada, kes on minu poliitiliste vaadetega ühtiv poliitik. Yeah. Me oleme mõlemad ära teinud selle mootori. Yeah. Ja nagu ma ütlesin, minu tulemus oli üllatav. Ma ütlesin sulle enne lindistamist. Minu tulemus oli üllatav. Niisiis ma küsin sult, Märt Belkin, kes on see Riigikogu liige, kellega sa kõige enam ühtid? Mina.
sina? Minul on 2 tükki, nad on võrdsed 92,5%. Züleyxa Izmailova STE ja Jaak Aab STE. No need on mu järgmised on Reili Rand STE 90%, Riina Sikkut STE 87,5% ja Andre Hanimägi STE 85%. Põlised sotsiaaldemokraadid Zuzu Izmailova ja Jaak Aab, tegelikult Zuzu on ju, vahepeal oli... Alustas õigesti, vahepeal oli... Eksirännakutel. Ja vahepeal oli, rohelistes oli ka tore, aga ja siis ta nüüd tagasi õiges kohas, jah, ta oli vahepeal seal... Ma Jaak Aabist ei tea, mis tema ajalugu on, aga ma kahtlustan, et tegu võis olla kunagi keskerakondlasega. Ma ei usu, et ta alustas ka sotsides. Vaata, hästi paljudes raut on, et sa alustad sotsides ja siis käid vahepeal ära ja siis tagasi. Tavakas praeguses plaanis. Peeter Ernits, vaata, alustas Keskerakonnas, käis EKRE-s, käis selles veidras asjas ja nüüd on uuesti Keskerakonnas. Aga minul oli šokk oli see, et minul esimene poliitik, mis asja? Ja, et sina oled ka Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige, nii et ma kujutan ette, et sul on nagu veel kõrgem sotside tulemus kui mul. Ma olen Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige aastast äkki 2016. Peast panen. Ikkagi tubli dekaad. See ei ole õige sõna selleks. Ärme seda internetidiskussiooni tee, et dekaad ei tohi öelda, see on 1000 aastat või midagi. Ma ei tea, hui mäletan. Igal juhul varsti 10. Ja minu esimesed 5, Riina Sikkut, kes ei ole tuntud oma vasakpoolsete vaadete poolest selles mõttes, ta on nagu tsentri poole pigem, ma ütleks. Teisel kohal tuntud sotsiaaldemokraat Mart Võrklaev. Issand jumal, kuule. Kolmandal kohal Zuzu. Vabandust, esikohal Riina Sikkut ja järgmist 4 kohta jagavad Mart Võrklaev, Zuzu, Jaak Aab ja Diana Ingerainen Eesti 200-st. Kuule, see on väga huvitav ju. Ehk siis mul on üks sotsiaaldemokraat Riina Sikkut ja siis elupõlised sotsiaaldemokraadid Mart Võrklaev, Zuzu, Jaak Aab ja Diana Ingerainen. Ja, Mart Võrklaev kindlasti oma... Seal oli üks küsimus, kusjuures ma mõtlesin, kuidas see Mart Võrklaev sinna sattus. Seal oli üks küsimus, mis oli... Sa ütlesid, et laenu ei tohi võtta, jah? Ei, mina ütlesin, et laenu ei tohi... Ei, ma põhjendan ära sulle, aga ma kõigepealt ütlen, üks küsimus oli, kui rahul olete te Kristen Michali valitsusega? Ma arvan, Mart Võrklaev võib-olla ei ole rahul. Aga teine küsimus oli, kas, et et kui me soovime tõsta palkasid ja kaitsekulusid, kas riik peaks selleks laenu võtma? Sa ei saa küsida seda ühes küsimuses. Ja, ma saan aru. Täiesti erinevad asjad ja ma räägin lahti selle, sest sina saad aru, aga ma seletan ära. Kaitsekulu, ütleme, paneme infrasse relvadesse, muidugi Max Out Credit Card, osta palju saab, palju antakse, loomulikult, aga õpetaja palga tõstmiseks laenu võtmine on idiootne mõte, sest õpetaja palka ei tõsteta ühe korra, vaid see on püsikulu. Püsikulu jaoks laenu võtta ei ole normaalne idee. Ehk siis muidugi ma ei ole nõus, et ma võtame õpetajate palkade jaoks laenu. Jaa, ma pean tunnistama, et nagu sa vastasid sellele nagu niimoodi nagu on, nagu Mart Võrklaev. Seda, mida küsiti, ja mina vastasin sellele küsimusele kui küsimusele, et kas kõige tähtsam on kulusid kokku hoida. Ja ei, ma saan sellest aru muidugi, aga tegelikult on nagu see, ma läksin seda, sa ütlesid, et täida see mootor ära, ma hakkasin seda täitma, ma täitsin seda spetsiifiliselt selle mõtlega, et ma vastan nii, nagu ma päriselt arvan, mitte nii, nagu sots arvab. Et ma läksin nagu, ma lugesin nagu hoolega, ma mõtlesin läbi ja selles mõttes mingid kohad on nagu see, et ta on nagu vaieldav, et see nii lihtsa küsimusega ongi nagu raske ühte teist vastust panna päriselt, see oli üks nendest. Ja minul oli kõige raskem vastata sellele valimisõiguse küsimusele, ma panin sinna lõpuks neutraalne, sest ma pean tunnistama, et ma päriselt, mul on nagu, ma olen segaduses, ma ikka veel ei ole mingit sisemist nagu selgust saanud selles, mis ma arvan. Siis ongi neutraalne. Ja, mina vastasin see küsimus oli sõnastatud spetsiifiliselt niimoodi, et kas see parandab Eesti julgeolekut, jah. Mina vastasin nagu vastab Riina Sikkut. Ma tean, mis Riina arvab sellest. Mis ta arvab? Tema arvab, et ta vist julgeoleku mõttes, jah. Aga on hea, et sa oma erakonnakaaslase Mart Võrklaevaga oled... Jah, nõus. Ma olen ikkagi Keila reformierakondlane ja tema on ikkagi Rae reformierakondlane, aga kes on sinu tagumised 5? Ma kadustan, et need on meil suht vist nagu sarnased. No aga räägime sellest, palun.
no, et Varro Vooglaid. Jah, ka minul. Kõige vähem. 22,5%, mul on 30. Sa oled palju rohkem nõus Varaga kui minul. Jah, olen jah. Mul on siis Evelin Poolamets. Sama, aga minul on Evelin Poolamets ja mul on 32,5%. 40. Okei. Ma ikkagi Isamaa nimel. Ja siis mul on Helle-Moonika Helme. 32,5 jälle. Mul on Helle-Moonika, on mul üks allpool, aga vahepeal on mul üks Vadim Beloprovtsev ka. Tema on ka põline sotsiaaldemokraat muideks. Ta oli kunagi ja igal juhul mul on Varro, Evelin, Vadim, Helle-Moonika Helme ja siis Anastasia Kovalenko-Kõlvart. No näe, mul ei ole jah neid vaata, see on sellepärast, et ma panin neutraalne siin kusjuures jah. Tegelikult küll jah. Jah, et mul on ainult EKRE ja Martin Helme ja siis Rene Kokk on viimane 40-ga. Ja minu suureks pettumuseks tegelikult minu hingesugulane, minu parteikaaslane, minu teine koht Mart Võrklaev on sattunud pahandusse. Tegelikult sattunud pahandusse juba mõnda aega tagasi reklaamides Škodat ja samal ajal see on sotsiaaldemokraadi valik, ma peaks ütlema, Škoda. On küll jah, vist veitsa. Mul on Škoda praegu. Mul on 600-eurone Škoda. Mu vend ostis 2 päeva enne seda, kui registreerimistasusid pidi. Ta ostis 2 päeva enne aasta lõppu ostis 600 euro eest Škoda, millega ma sõidan. Mul on Škoda Octavia. 600-eurone. Mina ja Mart Võrklaev, Škodad. Mina ja Mart. See vandenõu üha pakseneb, see supp pakseneb. Mart Võrklaev 80%, no ma arvan, et tema Škoda ei maksa 600 eurot. Aga tead mis? Loll valik, sest 600-eurone sõidab ka. Igal juhul. Mart Võrklaev, Škoda reklaam, Urmas Reinsalu, Postimehe see saade, kus ta räägib isamaalistest ideedest ja tees opositsioonisaade ja siis Jevgeni Ossinovski jäähoki reklaam. Kõik said ERJK-lt ehk siis erakondade järelevalve ja rahastamise komisjonist pragada. Öeldi, nii ei saa, palun andke meile nüüd raha. Ma ei tea, kas raha läheb tagasi siis jäähokile ja Postimehele või vaata, Reinsaluga on veitsa see error, et nagu et Reinsalu maksab Postimehele, siis Postimees maksab Reinsalule pärast tagasi. Jah. Annetustega. See on nagu see anekdoot. Et 2 ärimeest kõnnivad, näevad, et tee peal kaal ja... see on väga hea anekdoot, jah, räägi. Näevad, et tee peal on hunnik sitta. Jah. Ja üks teisele, et ma annan sulle 1 miljoni, kui sa ära sööd selle, siis ta sööb selle ära. Ja siis lähevad edasi, tuleb veel sitta. Ja siis teine ärimees ütleb esimesed, kuule, kui sa selle ära sööd, ma annan sulle 1 miljoni. Mees saab ära. Saab 1 miljoni. Ja siis üks küsib, et kuule, kas me sõime just tasuta sitta? Ja teine ütleb, aga mõtle, milline käive oli. Just nii. Ja see ongi see, kuidas Isamaa ja Postimees valimisreklaami teevad. Jah. ja jumal, milline throwback, me ei ole rääkinud anekdoote umbes meie 3. See on minu arust hästi tore anekdoot. See on väga hea anekdoot. See selgitab nii palju majandust lahti. Et nagu anekdoot, tihtilugu väga kompaktne asi, mis võib rääkida sulle süvitsi sellest, kuidas majandus töötab ja võib rääkida sellest, et blond naine on loll. Uskumatu. Ei, mul ei ole siin midagi, ma lihtsalt tahtsin nagu riffida, aga sa oled confused. Ma ei saa vaata riffida siia kaasa, sest et... Sa ei tohi, tühistatakse. Mul on elundid, mis ei võimalda luba sul, jah. Mul oli väga terav tähelepanek. Ja oli terav, sul on tõene, aga... Aga igal juhul siis ERJK ütles, et kõik hakkake maksma, minu arust nad Ossinovskiga veel arvutavad, et palju ta maksma peab. Ja siis ülejäänutele nad panid kokku, et Reinsalul üks saade maksab 2 tonni ja ma ei mäleta, palju see Võrklaeva Škoda reklaam maksis. Ja ma siinkohal pean ikkagi nagu sotsiaaldemokraatide eest seisma, et nagu Mart Võrklaeva see asi, see on nagu natuke jabur. Täiesti, sest vaata samamoodi Mart Võrklaev ei teadnud, tema arvas, et ta osaleb saates ja ta ei saanud aru, et sellest tehakse Facebooki reklaam ja Jevgeni käis Ossinovski on eriti arusaamatu sellepärast, et see reklaam oli, mina lähen hokit vaatama, tule sina ka. Ja see oli väga selgelt nagu hoki, et Tallinnas on hoki, tulge vaatama Tallinnas olevat hokit. Tallinna linnapea ütleb, et tulge vaadake hokit nagu.
ei, mõlemad on nagu ja mõlemad on, ütlevad, et me ei teadnud, mis mahus seda näidatakse, nagu see ei ole nagu what, onju. Reinsalu saatega natukene on nagu ifim, sellel on siuke sisuturunduse maik on juures veidikene minu jaoks. Et seal ma nagu näen seda, et võib-olla. Ja, no ma seal ka näen seda, et iseenesest see on tõenäoliselt asi, mida lugejad tahavad. Aga see on jah teine asi jah, et teisest küljest on ju, et oma lehel avalda, mis sa tahad, on ju. Kunagi Delfi näiteks tegi varivalitsuse projekti. See oli enne seda, kui Eesti 200 oli veel päris erakond. Enne kohalikke valimisi ja nad tegid varivalitsuse, kus nad andsid Eesti 200 liikmetele platvormi öelda, mida nad asjadest arvavad. Ja see oli selles mõttes nagu ka esmapilgul nagu natuke kummaline, aga teisest küljest see ongi, et uus jõud tuleb, mida nad arvavad, seepärast, et inimesed ootavad seda. Ja nad muidu ka ei saa. Tahtsid seda. Aga teisest küljest vaata, et siin nagu see Postimehe väide ongi see, et tegu on opositsiooni nägemusega asjast, aga opositsioonis on erakondasid veel. Et siis peaks sul seal istuma Mihhail Kõlvart, Lauri Läänemets ja Martin Helme ka. Et no, et kui see on Urmas Reinsalu autorisaade, et siis see nagu pind muutub natuke. Samas ma tean, et siin on see huvitav küsimus ka, et nagu sul on see mõttes õigus, aga siin on ka ajakirjandusvabaduse küsimus. Ütleme, et kui ma tahan teha konservatiivset lehte ja kõnetada nagu konservatiivset lugejat, siis kas ma ei või teha konservatiivse poliitikuga autorisaadet, mis huvitab mu lugejaid? Või vastupidi teha vasakpoolset lehte ja anda vasakparteile nagu... Aga tead sa, see ongi hästi huvitav asi, minu meelest on nagu see aspekt, et meil ei ole nagu läbi räägitud seda reeglistikku ja ERJK lihtsalt otsustab jooksu pealt. Et mul on tunne, et nad otsustavad jooksu pealt. Ja see on nagu kuidagi ongi nagu veidraks läinud. Et nagu, sest nad lihtsalt vaatavad, kaaluvad, ütlevad, oli jah reklaam. Et nagu, aga kus see piir jookseb? Kas maski saates nagu tolle hetkeni, kui sa maski ära võtad, sa ei olnud poliitik? Ja siis see viimased 30 sekundit selle eest maksad nagu eetriaega või mis see otsustuskoht on, et kus see loeb ja kas sa ei tohi siis anda nagu intervjuud sellest, et mul on väga ilus aed ja 40 erinevat roosisorti kasvab siin. Et et see on nagu ka minu error, et poliitikuna sa teed nagu seda ka ja sa ei ole lihtsalt nagu reaalselt, minu arust Ossinovski ütleski, et poliitik on ikkagi, ta on ühiskonnaelu tegelane ja nii edasi, et minu meelest ka, et nagu anna intervjuud sellest, et sul on maailma kõige nunnum koer. Näiteks me mäletame ju seda, kui Hanno Pevkur Näo saates laulis seda Ukraina lugu ja tegi seda väga hästi ka, see oli bänger esitus ja see oli nii õigel hetkel just sellepärast, et see on nagu ühest küljest nagu naljakas platvorm, aga samal ajal see on platvorm, mida inimesed vaatavad, ta on nagu legitiimne isik, avaldab sellisel moel toetust hästi ebatavalisel viisil ja nagu see läks nagu ma olen kohati nagu küüniline inimene nagu poliitikute osas, eriti võib-olla reformierakondlaste osas, aga nagu see läks hinge mulle ka, nagu kui ma seda YouTube'ist meelgi vaatasin. Nagu mingid sellised asjad, samamoodi nagu täitsa tore on näha seda, et nagu ongi, et linnaväe näiteks ütleb, et tulge hokit vaatama ja nii edasi ja et siin on see küsimus muidugi, et kas me nagu et selle Ossinovski asjale saab kohaldada seda Keskerakonna standardit, vaata. Et kui Edgar Savisaar oleks teinud sama, kas siis tunduks ka okei? Ma isegi arvan, et tunduks okei selles mõttes, et loogiline asi, mida teha. Linnapeale minust ongi. Linnapea, jah. Ja tal on nagu, et seal on nagu mitu aspekti on ka see, et Edgar Savisaare ajal standard oli hoopis mujal. Et praegu, aga mul on tunne, et praegu on mindud nagu, et kuidagi nagu natuke liiga palju ja kõige rohkem saab sellest tõesti minu jaoks liiga erakonnakaaslane Mart Võrklaev. Et ta minu meelest tema lihtsalt oli 2 lausega teleseriaalis, kus ta pilas iseennast ja automaksu. Pärast seda tehti sellest vist Facebooki ad või midagi ja tema nagu isegi ei teadnud, et ta on nagu reklaami osas ka sellest, on ju. Et ta nagu selles mõttes sai nagu mitmest kohast korraga nagu üllatuse endale, on ju. Ma just kontrollisin, Hokiliidul ei ole ka poliitikust presidenti. Et sa vaatasid üle, et ei ole seda nagu ringi, et tegu on erakonnakaaslasega, kes nagu pani ta sinna, on ju, selles mõttes.
jah. ja. No ja just, mul on ka tunne, et seal nagu juhatuses on endine keskerakondlane Jaan Mölder näiteks, aga ei ole seda, et umbes Alo Ossinovski või keegi sots oleks selle juht, nagu tuntud sots. Sest nagu, aga kui sa oled nagu sportlasest poliitika, kui sa oled Kristiina Šmigun, et kas sa siis ei tohi öelda, tule tee tervisekõndi või nagu mis see nagu... Kusjuures jah, ta ei tee seda ja... Ei, ta teeb tervisekõndi. No teeb. Aga ta teeb vist enda näoga jah, võib-olla tõesti, et mitte nagu, et ta maksab ise. Ma ei teagi. Et seal nagu, et minu meelest seal on nagu probleem selles, et nagu me oleme liiga... Et kas me võtame nüüd kõik Anne ja stiilid ette või mis see nagu... Natuke too much minu jaoks. Ma olen nagu, mul on see on... Ma ei tea, kas see on nagu hot take selles mõttes öelda, et see on too much või ei. Ma ei tea ka ja see näitab veelgi enam seda, et meil on nagu reeglid meil vaja paika saada. Sest et eriti sotsiaalmeedia ajastul ja kõiges sellises kohas, see on oluline on seda paika saada nagu. Et no, ütleme näiteks, kui me kutsuksime podcasti mõne poliitiku rääkima, siis kas see on okei või mitte? Aga Mihhail Kõlvart teeb podcasti. Jah. Ma ei tea, kas ta maksab sellest ise. Henrik Teras tegi Delfis podcasti vahepeal, kus ta rääkis, mina ei tea millest, meeste tervisest. See ei ole, noh. No siin ongi see küsimus, et kus see nii-öelda ajakirjanduslikkuse või millal see on reklaam, millal see ei ole. Ehk siis jah, minu arust on nagu segane olukord veitsa ja ei aitaks mitte see, et me muudkui võtame järjest asju, mis uuesti tule, nagu, et ma tahaks nagu näha aru saada oma reeglistikku. See oleks see koht, et me kutsume mõne poliitiku podcasti ja siis ostaksime Instas või Facebookis reklaam, et vaadake, et meie uut osa, kus on poliitik ja siis seal oleks selfie, kus me oleme kolmekesi või midagi. Et siis oleks reklaamiküst tõenäoliselt, on ju. Ma ei tea. Jah. No võib-olla oleks, on ju. Aga kas ma ju reklaamin nagu, mu point on, sest mina reklaamin podcasti, mina reklaamin jäähokit, mina reklaamin Škodat. See ongi see. Et see on nagu, et see kuidagi arusaama minu arust sassis natuke. Aga samal ajal saaks ka öelda, et oli vaid kuidagi reklaamis ka oma kohukest. No ma tean, jah, aga see ongi, jah. See on põnev teema ja see tuleks kindlasti selgeks vaidlema. Aga seda hakataksegi, nad kõik lubasid kohtusse minna minu teada, nii et me hakkamegi seda selgeks vaidlema. Kuule, aga ongi vist me peame ka nüüd minema kohtusse ja mujale. Tead, mina kõigepealt kommertssekundid, kui sa tead kedagi Islandil, ütle talle, Ain Vaida on hästi naljakas, sai auhinna, mine vaatama ta show'd, võtta sõber kaasa, Island, Ain Vaida, tulge vaatama. Kui sa tahad inglisekeelset komöödiat, 14. juuni teeme Heldekeses väikeses show inglise keeles, saada kõik välismaalased seda vaatama, kes sul on selles shows? Selles shows on Kaspar Kiker, Bill, Lana Falcon, Karl-Lallari Varma ja Ain Vaida. Siuke mõnus tunnike, päris korralik, lihtsalt stand-up, professionaalid teevad professionaalset stand-upi. Ja Island, 5. ja 7. juuni Islandil. Minge vaadake Vulkaani, minge vaadake Ain Vaidat, minge Islandile. Ja, tulge Islandile mind vaatama. Täpselt. Ja karakterpaar Tatari 64.2 ootab alati külla. Ootab alati külla ja toredad asjad on ja 13. juunil muide võite ka tulla karakterpaari külla. Ma teen pool avaliku siukse töökoha vahetuse ürituse, kus on lõpu ja alguspidu. Jaa. Väga armas. Võite ka tulla. Väga laialt seda reklaami, aga teile võib ilmselt kuuled. Jah, väga armas. Ja just. Ja see on suvariik. On küll, kus juures suvariik, jah. Tšau. Tšau. Patreoni unustasime reklaamida, patreon.com/suvariik, võite meid toetada seal ka, aitäh teile, tšau. Aitäh, tšau, tšau.